8 aasta eest tegevust alustanud Eesti geenivaramu loodab aasta lõpuks kokku saada 40 000 geenidoonorit ja kui järgmisel aastal õnnestub saada veel 10 000 vereandjat, võiks sellega ka andmete kogumise lõpetada. Veel on puudus üle 55-aastastest naisdoonoritest ning eriti on oodatud igas eas mehed. Nendes tünnides hoitaksegi ligi 39 000 eestlase andmeid. Nende põhjal on Eesti geenivaramu läbi analüüsinud 20 fenotüüpi ehk inimest kirjeldavat omadust. Analüüsida on veel aga 100. See on vajalik töö tuleviku tarvis. Jah, see on ikka kõik see, et haigust ravida, töötada välja paremaid ravimeid. Meie küll siin neid ei tööta välja, aga need teaduslikud avastused üldjuhul viivad uute ravimiteni, mis on efektiivsemad. Geenivaramu ise teadusuuringuid ei tee, vaid koostab teadlastele justkui andmebaasi, kus hoitakse uurimustööde tarvis nii-öelda lähtematerjali. Sisuliselt on see andmebaas ka juba koos. Kabinettide võrgustik, kus sai geenidoonoriks hakata, peaks järgmisel aastal suletama. Kuid loomaks geenidoonoritest sooliselt, ealiselt ja ka geograafiliselt võimalikult täpne väike Eesti mudel, tuleb veel tööd teha. Eelkõige on doonoriks vaja mehi ja üleüldse vanemaid inimesi. Piltlikult on ikkagi, mida vanem on geenidoonor, seda parem. Sellepärast, et ütleme, kui 18-aastaselt on inimesel võib-olla küll näha, et tal on mingisugune geenikombinatsioon, mis üht või teist asja põhjustab, siis kas see tal kunagi elu jooksul avaldub, ei ole ju teada. Aga kui vanemal inimesel on terve hulk dokumenteeritud diagnoose, siis teadlased saavadki vaadata, et kas tal olid need eelsoodumused, kui palju on võib-olla mõjutanud teda keskkond, kui palju geenid. Mina olen 38 603 geenidoonor. Eesti geenivaramu loodab, et tänavu tuleb siia veel umbes 15 000 inimest seda väikest sutsu saama. Geenidoonorilt võetakse kõigest 30 milliliitrit verd, millest aga saab teha ligi 1000 uuringut.